töö tehtud, nüüd on lõbuaeg käes. Coffee time. Corin talk English. Lendame Brisbane'i ja siis Brisbane'ist lendame Gladstone'i. Ei oska, kas on Gladstone või see on Gladstone. Ei tea. Hääldavad erinevalt. Aga lähme sõbrannale ja sõbrale külla. Ja siis siin näiteks check-in oli selliselt, et siin ei olnud ühtegi inimest põhimõtteliselt. Läksid oma selle boarding passiga roboti juurde. Ma ootasin, et see hakkab mingit teadutust. Skännisid ära oma boarding passi mingis aparaadis, siis see printis välja sulle selle sildi, mis sul sinna kohvrite külge läheb. Ja siis panin ise külge ja viskasid robotisse. Ja siis robot skännis ära ja läkski sul see aparaat, see kohver ära. Issand, ma tunnen, et mu aju ei tööta. Kell on 4:30 hommikul. Me oleme 2:30 saati üleval. Jah. Mis kell me magama läksime? Ei tea, mingi 9. 9 äkki. 9 läbi 9:30 umbes. Anyway. Cheers! Seda tahtsin ka öelda, et siin ei küsitud üldse dokumenti. Nagu reaalselt, nagu me ütlesime, 0 inimest on ja 0 dokumenti. Ehk siis põhimõtteliselt, kui ma oleksin oma boarding passid näiteks välja printinud ja siis oleks nad ära kaotanud ja siis mingi inimene oleks nad leidnud, tulnud lennujaama, skänninud kõik asjad ära, rahumeeli sisse jalutanud, mitte keegi mitte kuskil mitte midagi kontrollinud. Jaa, aga ma arvan, nüüd boardimised kontrollitakse. Ja võib-olla ka. No siin vist tavaliselt kontrollitaksegi tegelikult jah. Sest et ega tegelikult kui sa Eestis oletame, sa ei anna oma kohvrit ära, ega siis ka keegi kuskil vahepeal sulle turvaväravates ikka. Ei. Sa lihtsalt paned oma asjad sinna sisse ja ega nad rohkem midagi muud teegi seal. No võib-olla jah. Not. Aga ei väga lahe tegelikult, et siin on automatiseeritud, aga lihtsalt vahest robotid panevad mähist. Jah, ei skänni seda trip-koodi näiteks. Jah, vahe kogemus. Teistmoodi. Jaa. Morning breakfast. Te nende linnu nimesid teate või? Ei. Mis need on siis, mingi alarmlambist või? Ei usu. Nii äge. Kui nüüd siit kuskilt mingi kookosega veel saaks või mingi ananassi või banaani, siis oleks päris hea. No võiks olla ju. Siis me sõitsime Gold Coastile ja ütleme nii, et terve tee imestasime lihtsalt, kui ilus võib ikkagi üks suvi olla Austraalias, sest et see vaatepilt, mida meie näeme Austraalias ringi sõites siin Western Austraalias on ikka väga pruun. Gladstone'is me olime 2-3 päeva ainult ja edasi sõitsimegi siis Gold Coastile. Seal oli meil plaanis vastu võtta aastavahetus ja sõit Gladstone'ist Gold Coastile oli 5,5 tundi. See oli ulmeliselt pikk, aga samas oli väga lahe ikkagi vaadata teisele poole Austraaliat, mis maastik seal on. Ja jah, nagu ma juba mainisin, siis väga ilus roheline ja isegi natuke mägine. Poolsed majad tulevad ette. Eelis mõttes neid, mis siin täitsa parem on. No neid jah. Need on need alien bootsid. Tulime kaubanduskeskusesse viimase minuti shoppingut tegema. Mina eksisin ära kinda, aga mõtlesin, et ma näitan teile päris ängsa. Saad puhata seal, vaata, tuled mehega shoppama, on ju. Võtad mehe kaasa, lähed shoppama ja siis mees väsib ära.
siis läheb pikut täpselt senikaua, kuni naine endale asju otsib, onju. ja antud juhul ma nüüd pean minema oma meest üles otsima, sest ma ei tea, kus ta on. aga täiega ilus on siin. Mega ilus. Pool kaubanduskeskust on nagu sees ja pool kaubanduskeskust on väljas. Mega cool. Nii palju vett oli. Ossa kurat. See on vist tõesti tõus. Päris hullne. See vesi lihtsalt tuleb. Kõnnid lihtsalt rahulikult siin ja siis sealt tulevad jõhkrad lained ja reaalselt selle koha peal, nagu siin, kus me praegu kõnnime. Ja siis üks hetk laine tuleb peale ja vesi on põhimõtteliselt põlvini, ilmselt seelik märjaks. Ja me oleme terve aeg nagu siin nagu kaldal kõndinud. Täiesti ulme, aga no mega mõnus, mega lahe. Täiega mõnusad lained. See on Surfers Paradise on selle koha nimi ja no ma saan aru ka miks. Vesi juba tuleb. Kohe näete. Enam ei tulegi vist nii palju. Siin mingite suurte lainetega tuli nagu ikka täiega siia. Ja siin oli näiteks niimoodi, et sa tohib ujuda ainult lippude vahel. Ehk siis siin rannas ongi nagu mingid 2 lipuposti ja selle 2 lipu vahel siis tohib ujuda. Ja nüüd siin just oligi tunnike, pool tundi tagasi läksid, rannavalve läks siis ära ja siin mikrofonist ruuporiga vesi jälle ründab. Aga ruuporiga ütlesid, et ei saa enam ujuda või noh, selles mõttes saab, aga omal vastutusel ja tegelikult väga keegi enam ei olegi vees, nii kui nemad ära läksid. Ja ütlesid, et homme hommikul kell 7:30 saab jälle ujuma tulla, nii et vahepeal nad siis ei tohiks siis justkui ujuda. Päris täpselt ei saa aru miks, aga see on sellepärast, et nii suured ai! Et vaadust, see katkine, issand, ma ei tea, mis selle asja nimi on, mulle tuleb praegu sõnad meelde. Merekarp? Jah, katkine merekarp oli. Ühesõnaga jah, et siis ideeliselt jah, ei tohiks nagu ujuda ja ei saa aru, kas nagu lainete pärast, et suured lained või ma olen kuulnud, et öösiti pimedast tulevad haigalad randa, nagu rannale lähemale nii-öelda siis rannapiirile sellepärast või lihtsalt sellepärast, et siis rannavalvet ei olegi ja siis ei saa keegi sulle appi tulla, kui midagi juhtub või noh, ei tea mille pärast. Aga no mega lahe, vaadake seda lihtsalt. Ai jah, astusin jälle merekarbile otsa. Ja just täpselt nädal aega hiljem maandusime me Phuketis, Tais. See reis oli meil mõttes väga-väga ammu, aga me ei olnud seda kuidagi planeerima hakanud ja kui me Queenslandist tagasi jõudsime siia Perthi ja siia tagasi maale, siis sisuliselt 2 päevaga planeerisime me kogu reisi ära, ostsime lennupiletid, broneerisime ööbimised ja broneerisime transpordi seal siis, kuidas ühelt saarelt teisele saada ja nii edasi. Ja jah, kõigest 2 päevaga sai meil see reis kokku pandud, nii et me päris täpselt ei teadnud, mis meid ees ootab, aga me teadsime, et meil on vaja puhkust. Kodu numero 1. Tuttu ära. Ilusti saab otse vaadata, kuidas keegi oma häda teeb. Õnneks meie suhtes sellega probleemi ei ole. Elame, siin vist, see ei käi alla. Sellist ongi seal nii. Siuke hästi pisikene, aga no see on meil siin siin ei ole näha.
9 ainult. nii et isegi plätad on olemas, kuule. Tasutab plätasid keegi. siin on mingid pudelid, asjad. Veepudel äkki või? Vaatame pärast. Kiht värk. Ilus roheline. Oota, kas pesta saab ka siin või? Kus pesta saab? Ei, aga saab ikka ju. Jah. Ahhaa, siin. Ma ei näinud. Sain aru, et pesu pesta. Ei, ma ei mõelnud pesu pesta. Aga siis nüüd lähme otsime süüa. Vaata, mis see pudelis on. Tahaks teada. Ma arvan, vesi. Mõtlesin ka vesi, aga miks nii fansilt ära pakitud? Kristall. Kristalline vesi. Udupeen. Mis palju liitrit on? Pool liitrit. Nice. Igal juhul väga põnev, väga huvitav riik. Esimene mulje on huvitav. Mis sinu esimesed muljed on? Siuke elektrikut oleks vaja. Ja ega see elektrisüsteem tundub siin suht lappes olevat, aga no kõik toimib, mis on põhiline. Nii et... Mis tuurial on? Mis tuurial? Äkki mingi... see puuvili, mis haiseb või midagi. Siit saab küll aru, mis Ma tahaks arvata, et siin on ingliskeelne variant ka kuskil olemas. Shower gel ja shampoo on siin, sest et ma nii tulles oli kuskile panna. Tahavad, et siin on kõik asjad. Kile on ümber. Kõikidel asjadel lusikal on ja nende tassidel on ja kannul on. Nagu tutikas oleks. Justkui. Käisime poes endale hommikusööki ja õhtusööki ostmas. Siin vaatas, et või oligi kõige suurem pood justkui tundus, et on, aga seal ei olnud mitte midagi. Ainukesed söödavad asjad põhimõtteliselt nuudlid. Seal oli terve hunnikute viisi nuudleid. Seega me võtsime lihtsalt mõnusa koguse hommikuks. Ja siis, kui tagasi hakkasime kõndima, siis nägime mingi 3-4 erinevat 7-Elevenit. Need on need, kes ei tea, siis nad on siuksed nagu... Ongi nagu pood nagu või... Nagu tanklapood, jah, on nad vist nagu... USA-s on eriti popid ju. On ju? Jaa, aga see on suur valik. No seal oli jah tõesti väga suur valik, seal oli kõvasti suurem valik, seal oli nagu kõvasti suurem valik kui poes. Seal oli mingeid pähkleid ja snäkki, isegi mingid jogurtid olid ja vett oli palju rohkem, sest toidupoes, kus me käisime, seal oli ainult üks liitrine veepudel, alles siin rohkem ei olnud, oli väiksed pudelid nagu. Ja ilmselgelt siin kraanivette tarbime, isegi valasin selle pudelivee mitte kraanikausi sisse. Jah, Elis. Veekeedu kannu sisse. On ju see asi, jah. Tänane päev on olnud väga pikk ja väga väsitav ja keeled sõnad ei tule enam suust välja. Nii et teeme kiire ampsu. Homme hommikul tuleb jälle no mitte väga varakult, aga üsna varakult jälle püsti tulla. Mingi 6:30 pigem, 6:30, sest et 7:30 loodetavasti saame check-in out'i teha, sest et kell 8 läheb meil buss ja bussiga sõidame ja siis praamiga sõidame saare peale, kuhu me jääme siis juba pikemaks, nii et siin täna oleme siis Phuketis. Phuket. Alustame oma reisuga saarele. Ülivana buss on, aga istmed on nagu täiega mõnusad. Saab põhimõtteliselt täiesti pikali visata. Või noh, mitte visata. Lasta.
ja isegi massaaži funktsioon on väidetavalt siin, mis need ei ole veel kontrollinud, kas töötab või ei tööta. Ei tööta või? Tore oli mõelda, et vähemalt on see variant olemas. Aga nüüd on meil 6 tundi sõitu. 8. Kokku on 8 tundi sõitu, me sõidame bussiga ja siis me sõidame praamiga. Ja praamiga on ilmselt vähem mingi paar tundi. Jah, vähem ikka jah. Aga sõidame põhimõtteliselt täpselt, me oleme praegu Katilonja ja me asume siinpool ja siis me sõidame siiapoole ja siis sõidame praamiga sinna. Keskele sinna. Pai lahte. Pai lahte. Väga põnev. Siim jäi öösel natuke haigeks, aga andsime paratsetamooliga vitsa sellele haigusele ja praegu tundub, et on hästi. 3 passi teed ka kell 12 öösel. Oli 3 või? 3 jaoks. Ühest oli 2. Ühest oli 3. No igal juhul ostsime 7-Elevenist mingisugust teed, ingveri teed, mingi pakike, puru oli sees. Ma ei tea, kahtlane, aga maitses nagu ingver ja toimis ka tundub. Ajas korralikult. Palavik läks ära. Jah, palavik läks ära. Ja keha oli enne juba tegelikult. Jah. Nii et loodame, et siit läheb ainult ülespoole, et enam allapoole. Sõitsime me siis pikka aega. Vahepeal oli meil toidupeatus, mingisugune siuke putka oli seal üles pandud, kus siis sai endale päris korralikku sööki isegi võtta. Vetsus käia ja siis jalgu sirutada. Tolleks ajaks ma arvan tegelikult me ei olnudki väga pikalt sõitnud, ainult mingi 2-3 tundi. Mega lahe oli ringi sõita ja vaadata seda loodust, seal olid ikka nagu paks džungel põhimõtteliselt. Hiljem käisime matkamas ka džungli sees, aga no need palmipuud ikka, no te teate on ju. Kui ei tea, siis teate nüüd, et ma olen armunud palmipuudesse, nii et see oli nagu väga-väga lahe neid avastada ja no veel kord, reaalselt see buss oli mega mugav. Tagasisõit kahjuks ei olnud nii mugavas bussis. Ja praamisõit ütleme niimoodi, et nägi välja natuke hädine väljast poolt, aga elusalt ja tervelt me ikkagi oma saarekesele jõudsime. Ainuke asi, mis mind terve selle praamisõidu juures häiris, oli see, kui palju prahti hulpis reaalselt vees. Mingisugused plätud, jalanõud, pudelid, mingid plastkarbid, mingid paberid, märkmikud. Hästi absoluutselt nagu uskumatud asjad hulpisid seal lihtsalt vee peal. Ja ma saan aru, et turismiindusest ilmselt on see tulnud ja kohalikud võib-olla ka ei ole nii hoolikad seal ja see oli lihtsalt väga masendav vaatepilt. Aga muidu sõit kulges hästi. Selline on siis naiste vett siin praami peal. Teeme ma häda sinna ära ja siis vaadata vett peale ja timmis. Jõudsime kohale. Siin enne siia hotelli tulekut Siim luges veel mingisuguseid reviews, et mis need on? Kuidas eesti keeles ütled reviews? Tagasisidet selle hotelli kohta. Ja siis tundus nii õudne, kuigi tegelikult enne, kui me selle hotelli valisime, siis ma lugesin ka bookingust nagu neid tagasisidesid, aga siis täna vaatasime Google Maps'i omasid ja seal oli nagu päris kehvasid ja siis ma vaatasin bookingus uuesti, tundusid ka päris kehvad, et nagu teenindus on siit ja ruumid on sitad ja ma ei tea, kõik on siit, aga tegelikult ei ole nagu hullu midagi. Tubaruum on väga okei. Mõnus ruumikas. Me oleme siin 5 ööd. Vanni tuba. Ei, see käib ka niimoodi. Nii avatud pellik. Ja meil on siin hästi palju voodeid või noh, üks suur voode. Ja siis on veel üks väike voodi ka. Ma ei tea, kelle me siia paneme, aga kui me Siimuga tülli lähme, siis sina magad siin voodi peal. Nagu sõbra leiame. Sõbra. Tänava pealt sõbra. Ja siis on siin terrassikene. Sa võid ju pukse kinni. Mine ees. Te room tuuri. Sealt kaugelt tegelikult pole kuulda ilmselt, aga
siin oli mingi väike sisalik. Noh, see on troopiline kliima. Täiega ruumi on. On siin? Kus? Näed, ikka on seal nurga peal, täpselt nurga peal. Kus? Pisikene. Suumi välja vist. Pani minema, jah. Oh, well. Ühesõnaga, väga mõnus, lõhnab väga hästi. Lilled ilmselt lõhnab väga hästi. Rand peaks ka seal samas olema kohe. Siin samas, jah. Siit isegi võib-olla natuke on näha midagi. Igal juhul väga tore, väga positiivne ja ei saa midagi halba öelda. Neid toodi golfikäruga siia. Jah, golfikäruga toodi siia ja ei saa kurta. Isegi siin külmkapis oli 3 veepudelit. Nii et siin täiega rätikuid, nagu jõhkralt rätikuid. Kohvid ja asjad ja no very nice. Ei ole ta midagi. Selles mõttes jah, et ta nagu võib-olla inimesed, kui väga norida tahavad, siis on ju siin näeme, et see on nagu veits nagu vana ja mis iganes, aga seda ei saagi maha, see lihtsalt on veega tekitatud, nii et nagu see ei ole, ma ei tea, igal juhul ma olen nagu veits šokeeritud sellest, kuidas inimesed on nii pirtsakad lihtsalt ja reaalselt nagu, ma ei tea, meie jätame igal juhul, okei, meie oleme siin ja ühtegi ööd veel maganudki, aga praegu tundub küll, et nagu kõik on väga tipp-topp ja teenindus oli ka väga ok ja nagu ei olnud midagi hullu. Võib-olla inimesed lihtsalt on ise nõmedad ja siis tulevad siia mingi nina püsti, mina tahan parem superlõks teenindust saada, aga need kõmaalsused taisse nagu. Inimesed on nagu maainimesed siin nagu ei ole mingit mingi viisakust või ma ei tea, mis iganes. Anyway, nüüd pessu ja siis sööma kuskile. Sükst asju kuradi Kanadas ja Austraalias ei ole neid. Ja. Tulime just sealt hästi üles. Ma olen nagu jumal läbi omadega. See vend ei saa aru, millest mina räägin. Edasi minna ja sõidame sinna. Kõnnime. Kus me kõnnime? Räägi sina. Baari. Mäe otsas on baar, kus näeb põhimõtteliselt igale poole siin saare peal. Jah. Ja näeb päikseloojangut ja. Nii et parem oleks ja kõik seda väärt siin tead. Jalanõud on vastavad. Riietus on ka vastav sellele. Ilus asfalti tee sai otsa. Oi! Ja et jalga praegu välja väänanud siin tead. Oled jalanõud. Noh. Läti. Täna tulime jalutama siia ööbimiskoha kanti. Homme tuleb põnepäev. Homme lähen matkale. Ja siis käime ka elevantide juures. Vaatame, mis nemad tead räägivad. Ei ole kunagi päris elus elevanti näinud. Nagu nii kõrva. Miks sa ütled meid? Vabandust. Nii lähedalt. Seal saab töita, sööta neid, pai teha ja kõndida nendega ja nii on päris lahe. Need kiisumiisud tulid siia meie juurde. Üks on seal. 2 on siin, see on emme. Emme on seal ja kiisupoeg on seal. Ja siis näe, ja 3 on siin. Tiburullid. Nii mõnus kohake on see. Viinse baar oli nagu väga-väga tore ja väga-väga lahe, aga see
teekond sinna on ikka jumala pekkis. See on siuke kallak, et reaalselt siuke tunne, et kohe kukub maha lihtsalt. Ulme, aga no see oli ikkagi seda väärt. Nii et tuleb ära kannatada. Ja mõned sõidavad autoga ja kuradi ja mis on need rolleriga sa teed, noh. Ulme. Jaa. Mees auk on tema ees. Valvav auku lihtsalt. But this time, we are going to make energy balls. We're going to mix everything together. It will make the skin, the ball will not stick together. So only just... Comment? Seal oli vaja 4 käpiki just. Alla minev tee on palju rahulikum. Saab isegi niimoodi filmida. Siiani. No praegu veel on olnud jah. Mitte nii hull kui see üles tulev rada. Jällegi Siimul pole midagi häda, ma olen näost jumala punane. Siim näita nägu. Tavaliselt on mina punanahkne. Nagu tomat. Pesin eile juukseid. Ma ei tea küll mille pärast. Ma arvan, et tänaseks on sama hull kui eile oli. Hullemgi veel ilmselt. Limbo jah. No nii. Ja mida ma nüüd sealt siin? Ma mõtlesingi, et ülevalt on mõistlikum. Siim, võta telefon, siis ma tahaks alla ronida siit. Lähengi siia puhkepausi. Ma ei tahtnud pükse katki teha. Kuidas vaade meeldib? Nice. Džungli vaade. Jah. Kõndisime mäest ülesse ja siis mäest alla. Ei tea, kas me olime seal päris kõrgel üleval ka või? Seal. Ei. See on liiga kaugel. Selja taga. Seal äkki. Ma ei tea, miks see vist vaatekoht. No ilmselt nad ei ole teinud seda vaatekoht. See on lihtsalt looduslik vaatekoht, kus on suur kivi, mille peal saab istuda. Muidu me olime ikka palju kõrgemal, aga no kiht, see on siuke mõnus trend tead tegelikult nagu. Jalad on täitsa, mul tudisesid mingi hetk jalad. Või nagu mitte tudisend, aga nagu kui alla kõndisid, siis tundsid, et on nagu jalad juba siuksed. Ei ole sääri väga kunagi eraldi nagu treeninud, aga siin allatulekuga ka eriti säär teeb täiega tööd. Ja me ka üles minnes ka tegelikult ju. Ikka. Way band viidib USA.
veits nagu rustnud välja, aga pole hullu. Must värv sobib igale poole ka. Jaa. Tahtsin just filmima hakata, kuidas meil tsikli pagasi see katki läks. Aga vaatame, kas toimib. Aga Siim tegi juba korda. Good, very good man, very good handyman, very nice. Ma arvan, siit ei ole midagi kuulda ainult selle koti seest. Jah, Siim on julge, Siim on seisab, mina olen siin ulvili. Väga ebastabiilne on. Sa lähed ära. Mul keerab paat ära mu on. Tulime jälle siia kõrgele klubisse või noh, see on baar, pubi, kuidas iganes. Siin on ikka mega mõnus nagu. See tee siia on väga väsitav, tegelikult ei ole väga väsitav, teine kord on juba parem. Aga ikkagi no, lihtsalt mega mõnus. Saad niimoodi pikutada ja eelmine kord istusime seal. Aga seal paistab päike kogu aeg peale ja me mõtlesime, et seekord vaatame teist nurka. Siin on ka väga mõnus avameri ja seal on vist isegi, kuule, kas see on Kootao seal või? No nägid, meie järgmine saar on seal kuskil, ma ei tea, kas ma näen kaamerast õigesti, aga seal vist. Homme lähemegi sinna. 7.30 on start, seekord lähme kiire paadiga katamaraaniga. Ütlesin õigesti või? Katamaraaniga. Nii et exciting. Tšau, tšau. Tšau, tšau. Lähme järgmise saare peale.